Londoni olümpiamängudeni on jäänud veel umbes 1 kuu, aga sellest hoolimata on kogu maailmas ja ka Eestis olümpialiikumine täies hoos. Näiteks siia Otepääle Matsa puhkekülla on kokku kogunenud paljud noored aktiivsed inimesed ja neile süstitakse aktiivselt siin sisse olümpismi. Ja hopp! 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 Läheb juba midagi. Hopp! Jälgige üksteist! Jälgime! Hopp! Teist aastat korraldame Eesti Olümpiaakadeemia noortelaagrit siin Matsal. Sel aastal on meil juba rohkem noori, kui eelmine aasta oli ja nad tulevad siia üle kogu Eesti konkursi korras ja sel aastal on meil 32. Programm toimub siis koostöös Euroopa noortega ja programmi või selle laagri siis põhimõte ongi edasi anda olümpiaväärtusi, kõiki neid 5. Need on, meie oleme sõnastanud nad oma olümpiarõngas siis aus mäng, rõõm jõupingutusest, igakülgne harmooniline areng, püüd täiuslikkuse poole, lugupidamine, vastastikune lugupidamine. Just. Eks me püüame ka selle laagriga teha sellist igakülgset harmoonilist arengut, et nii siis seminari kui loenguid kui ka füüsilist tegevust ja selliseid koostööharjutusi, diskussioonigrupid, rühmatööd, et oleks sellist koos tegutsemise kogemust ja rõõmu ka, et just, nagu mitte ainult üksinda niimoodi. Ja need grupid on hästi erinevatest noortest kokku pandud nii vanuse poolest kui ka tausta poolest, nii spordilt kui ka siis regioonilt, et meil on ka Ida-Virumaalt noori ja tegelikult on, mis ma ise olen tähele pannud, et see selline eeskuju näitamine noortele, kes on just sellises keerulisemas eas, võib siis öelda, on tegelikult ääretult oluline, et neil oleks selline inimene või idee, mille poole püüelda. See on hästi, ma ise tundsin sellest nagu puudust, kui ma sellises vanuses olin. Jah, ma arvan, et selline hea eeskuju on kindlasti oluline. Eriti mulle meeldib see, et me oleme saanud siia projekti, nagu see eeskuju mõttes on ka hea näide sellest, et need samad noored, kes eelmine aasta osalesid, on nüüd siis juba nagu projekti nagu meeskonnas ise liikmed ja viivad seda asja läbi ja mitte ainult siin koha peal, vaid on terve selle ettevalmistusperioodi olnud asjaga seotud, et see on nagu ülimalt positiivne. Kuidas siis on, mis need suurimad erinevused siis on, et eelmine aasta te olite siin osalejad ja teile korraldati kõik ära ja nüüd see aasta te olete pool aastat selles tiimis juba ise olnud, et mis need põhilised erinevused on? Et olla korraldaja või olla osavõtja? Võib-olla ka see, et me teame kõik, et palju pingutus selle taga on. Et ei ole lihtsalt see, et näed mingid pildid, et lähme pildistame või et mingid mängud, et lähme mängime. Aga just see, et palju selleks vaeva nähtud on või oskad või paremini hinnata seda. Ja ka teisi näiteks, mis mõtet ma ei taha minna. Et ikka see, et kui sa oled laagrist, sa teed kaasa seda ja mõni asi ei meeldi, siis see ongi nagu osa laagrist. Teised on jälle palju lahedamad ja ongi siuke koostöö kõik kokku. Võib-olla, et eelmine aasta, kui tulime, see oli kõik siuke uus ja kõik uued tuttavad ja aga kui nüüd see aasta tulla, siis nagu tekib kohe siuke palju nagu siuke suurem tunne, et siuke vanem ja tead kõike ja muidugi ja teisi neid uusi tulijaid nõustada ja aidata ja kuidas neid fotojahti teha ja siis rühmade tutvustust ja et nagu lihtsalt abiks olla. Me saamegi enda kogemustest nagu neile, nendega rääkida ja aidata. Et meil on ikkagi eelmine aasta oli samamoodi väga huvitav noorte sessioon. Sealt õppisime üht-teist ja see aasta anname seda teistele edasi. Ja aastal on üritan natuke tagasi hoida enda edasiandmist, et noored ise mõtleksid. Et muidu on sama paljud üritused on sarnased või kattuvad ja siis kui ma väga lihtne oleks täpselt teada, mida me eelmine aasta näiteks tegime, mida teised tegid, aga et me üritame ikkagi, et need noorte enda ideed välja tuleksid, et nad ise mõtleksid. Kõige suurem püüdlane on Heigo ikkagi.
Sel aastal noortesessiooni teha oli palju lihtsam, kuna eelmine aasta olid korraldajad pisut vanemad inimesed, nii-öelda üle 20 aasta, aga sel aastal oli palju kasu just noortest endist, sellepärast et kui meie siin mõtleme mingeid tegevusi, mida võiks noortele teha, kes on lõpetanud koolid 5-10 aastat hiljem, siis me arvestame nagu oma vanust, aga kui me küsime noorte käest, kes olid see aasta ise osalejatena ja korraldajatena siin, et mida võiks teha ja mida nagu noored tahavad, siis on palju lihtsam asju ajada. Ja samamoodi näiteks oli eelmine aasta probleeme noorteni jõudmisega, info jõudmisega noorteni. Et kui me kasutasime näiteks selliseid kanaleid, mida loevad rohkem või mida jälgivad rohkem õpetajad ja treenerid, siis see aasta proovisimegi just kasutada selliseid meediakanaleid, vahendeid, mida loevad noored ja kust kaudu otse liigub info nendeni. Et kui eelmine aasta olid puhtalt niimoodi, et lootsime, et õpetajad saadavad oma õpilasi siia, et siis see aasta oli pigem see, et noored ise ja nende sõbrad pakkusid, et kes võiksid tulla ja selles mõttes oli see aasta palju lihtsam. Nii, mis teil siin praegu siis toimub? Ma saan aru, et valmistate mingisuguseks suureks ürituseks, teete proovi? Ja meil on täna õhtul ettekanded. Saime iga üks erineva selle olümpiarõnga värvi sümboolika mõiste. Meie saime siis aus mäng ja nüüd me tulime Kreekast kohale siia, et teha üks vägev etteaste. Oleme pingutanud päev läbi ja praegu tuju on viimas peal. Kuidas on? Ma saan aru, et nende muntsidega sa näed ikka päris naljakas välja, aga selles mõttes sa ikkagi tunned, et kõik on nagu ehtne. Ja kõik on ehtne, südames sport on alati minuga ja praegu on tõesti see tunne, et tahaksime välja minna ja näidata kõigile, mis me oskame. Kuidas üldse see laager tundub? On see lahe? Laager on muidu täiega äge. Jumala palju sõpru saab, siis hästi palju erinevaid inimesi on koos. Iga õhtu on ettekanded, eile laulsime, tantsisime, täna mõtlesime, et teeme väikese näidendi. Vot. Noored on sellised entusiastlikud, kes alati leiavad aega, eriti kui neil on selline meeldiv tegevus, mida nad tahavad teha ise ja siis nad alati leiavad aja, et kas või näpistavad seda oma trenniaegadest või õhtustest väljas käiguaegadest. Et kindlasti soovitan kasutada noori, kui on mingeid selliseid uusi mõtteid.